Noh, maratoni läbimine on üks igati huvitav ja keeruline selline ettevõtmine, et tegelikult õige maraton juba algab mitu päeva enne maratoni starti või ütleme siis nii, et lausa võib-olla aastaid või vähemalt pool aastat enne maratoni starti kõik selle ettevalmistusega ja siis nii-öelda piirdub või päädib siis selle maratoni päevaga, aga et nüüd maratoni päeval see distants ilusti kenasti läbida, finišisse tulla, siis ütleme viimase 3 päeva ettevalmistuses kõige tähtsamad asjad toitumine, korralikult ennast laadida kindlasti maratoniks, et ei tekiks seda tühja kõhu tunnet, just seda äravajumist ja eriti tekibki see just seal distantsi viimases osas. Ja teiseks korralikult treeningutest välja taastuda, et maratonile minna värske ja puhanuna. Ja ülejäänud on siis juba nii-öelda teha juba puhtalt selle maratoni käigus, et loodetavasti on suusad õigesti määritud ja siis järgmine asi on juba õige taktika valik, et väga palju tehaksegi endale liiga sellise liigse tormamise ja kiirustamise ja rabelemisega, et maraton ei ole sprindidistants, kus tuleb nagu esimesel kilomeetril kõik välja anda, et seal on just see tasa ja targu taktika, et ühtepidi kõik tahavad head kohta saada, esimese nii-öelda 5 kilomeetriga endale võidelda, teisipidi nagu paljud unustavadki ära, et see esimene kiirendus võiks mingil hetkel ikkagi läbi saada ja tuleks nagu ennast rahulikult sellisesse maratonimehe rütmi ja õigesse gruppi sättida, et siis nii-öelda hästi lõdva liigutuse ja sellise klassikalise maratonimehe sammuga kosuda ennast siis lõputõusudeks või lõpukilomeetriteks, et sa ikkagi jõuaks see 40-42 kilomeetrit vähemalt läbi sõita. No Eesti need vabatehnika maratonid, siin Viru maraton oli ja Tammsalu-Neeruti on ikkagi üsna selline lausiku variant, et kuidas jaotada neid erinevaid tehnikaid siis, et kui palju seda tempo varianti, kui palju lausikut ja kuidas seal need tendentsid peaks enam-vähem nagu olema? No siin ei ole isegi erilist vahet, et kas on tegu nüüd väga tõususe maratoniga või on just selline lauge, et igasugune mitmekülgsus ja erinevate tehnikate valimine vastavalt rajaprofiilile, et see on alati, ütleme, võiduvõti. Et kes valdab erinevaid suusatehnikaid siin tõusu lausiku tempo variant, et seega üritagu neid kõiki kasutada ja ütleme vastavalt enda kiirusele, see võib sõltuda isegi aastatest, et üks aasta on see Tammsalu maraton võib-olla hästi lauge, teine aasta, kui libisemisolud on hästi kehvad ja nii-öelda tuisune või hästi nii-öelda külm on, et siis täiesti erinevad ka sõidutehnikad, mida kasutada. Et üldjuhul jah, see Tammsalu ja Viru maraton on sellised lauged ja põldusid mööda nii-öelda kulgevad maratonid, et tempo variant on kindlasti üks põhilisi, samas kellel kiirust jagub, siis lausiku variant on selline hästi ökonoomne ja energiat säästev sõiduviis ja nii-öelda tõusuvarianti ikkagi kasutatakse ainult tõusudel, aga kui kiirused on väiksemad, siis sellistel laugetel natukene ülesmäge tõusvatel ja vastutuult sirgetel, no proovi sa tempo varianti sõita, no mitte ei jõua, et siis tuleb ka seda kasutada, et seda kunagi ei tohi karta nagu lülitada nii-öelda seda madalamat käiku sisse, et nagu siin nädalapäevad tagasi sai Bullerit Priidule räägitud Dendropargi radadel, et ürita kasutada võimalikult palju erinevaid sõiduviise ja varieeruda tõukepikkusi, libisemispikkusi, kõike muud, et see lõppude lõpuks tagab edu. Kui maraton 44 kilomeetrit, mis pühapäeval ees ootab, jagada mingiteks osadeks, siis kuidas seda jõuvaru nagu jaotada niimoodi võib-olla kilomeetrite järgi, et tihtipeale tehakse nagu selline reegel on olnud, et võib-olla alguses siis esimesed kilomeetrid keegi tuleb seda kohta seal säilitada, et mitte nagu päris läbi vajuda, kui sa sealt eest stardid. No mina sõitsin Viru maratoni kuskil seal 105. koharingis terve selle aja ja lõpus siis vajusin ära, aga kuidas nagu esimene pool kiiremini, teine aeglasemalt või kuidas seda nagu jaotada? Ütleme, mina jagaks hästi umbmääraselt maratoni 3 osaks. Et ongi see esimene nii-öelda see stardikiirendus, kus siis ikkagi oled sa seal eesgrupi startija või taganttulija, et ikkagi sa tahad nii-öelda seda endale seda õiget gruppi kätte võidelda ja nii-öelda sinna gruppi ennast nagu sisse sõita. Tihti on just jah, et alustatakse tagantpoolt ja siis tahetakse nagu enda taseme vääriliselt kohe nagu hästi palju püüdma hakata. Aga liiga ei tasu sellega teha, et see on nii-öelda see maratoni selline esimene osa, mis siis kestab
heal juhul, mida lühemalt see stardikiirendus saab tehtud ja nii-öelda saab ennast sujuvalt ümber lülitada selle maratoni teisele osale, seda parem, et kui see stardikiirendus venibki seal 10-15 kilomeetri pikkuseks, siis see on üsna kindel, et see annab nagu maratonide viimastel kilomeetritel tunda. Et see esimene stardikiirendus võiks ikkagi kuni 5 kilomeetrit, et siis võiks juba nagu ümber lülitada maratoni teisele osale, kus siis ongi selline enda jaoks sobiva tempoga grupi leidmine, töömeestel lasta eest tööd teha, ise rahulikult taga loksuda ja üritada iga liigutuse, igal võimalusel oma jõuvarusid nagu säästa ja hoida selleks maratoni kolmandaks see osaks, mis on siis, algab seal peale 32-35 kilomeetrit, see viimased 7, et see on alati kõige raskem ja kui ei ole selleks neid jõuvarusid hoitud, siis tavaliselt tekibki seal see nii-öelda suusatajate keeles haamer, et no mitte kuidagi ei taha enam edasi liikuda ja tuleb see näljatunne ja selline jõuetuse tunne, et suu naerab, aga jalg edasi ei tatsu, et seda tunnet on, ma arvan, et kõik suusatajad kogenud elus, kes rohkem kui üks kord ja ütleme, kogu maraton ikkagi sõidetakse selle nimel, et seal lõpus olla see mees, kes lülitab ühe käigu juurde, mitte ei 2 käiku allapoole. Neid energia ammutamine, kuidas see peaks käima? No üldreegel on tegelikult hästi lihtne, et kui see eelneva 3 päeva nii-öelda see süsivesikutega laadimine on hästi tehtud, siis väga karta ei ole, et maratoni ajal selline jube nälg tuleb, kui hommikul on ka korralikult putru või pannkooke midagi söödud, et siis treenitud keha kestab selle maratoni ilusti ära, aga raja peal kindlasti on põhiline tarbida regulaarselt vedelikku, ehk siis spordijooki või mingi mineraalvett või mis iganes kellelegi sobib ja teine asi siis ütleme maratoni keskpaigast kuni lõpuni võiks ikkagi iga poole tunni tagant umbes ka energiakeeli nagu juurde süüa, et ja reegel on selline, et alati tasub võtta seda nii vedelikku kui ka keeli siis enne seda, kui hakkab tekkima see äravajumise oht, et kui juba tunned näljatunnet, siis oled natukene nagu hiljaks jäänud. Viimane küsimus veel Andres Juursalu kohta, et ta tegi super tulemuse Viru maratonil, et õpilane on siis nii-öelda treenerile ootused täitnud või? Kindlasti Viru maratoni nii-öelda ootused täitis ta küll, täitsa meeldiva üllatusena isegi, aga kindlasti ei ole see veel tema nii-öelda selle hooaja parim sõit, et ma usun ja loodan siiralt, et need sõidud on veel alles ees siin, et Alutaguse maraton ja Tartu maraton on ikkagi nii-öelda seatud hooaja eesmärkideks ja ei hakka siin nii-öelda treenerina ka suuri veksleid välja lööma, aga loodetavasti saab see Viru maratoni tõesti hea 13. koht nendele maratonidele üle sõidetud.